Hei! See olen mina. Vaadake, mis tassi ma leidsin. Mu naine juba vaatab ja põrnitseb mind. Samal ajal hoiab kõha kinni, et ta ei segaks minu video tegemist. Mu naine vihkab seda tassi, sest ta ütleb, et see on kole. Ma ei ütle, et see tass on ilus, aga see tass on retro ja see on cool. Muuseas, kui ma olin laps, mul oli vaja seda. Ma mäletan, see esimene, see presskand ja korralik, täpselt sama stiilis, eks ole. Ja siis ma kuskilt reklaamist vist nägin seda, et sellised tassid on olemas ja mina hakkasin isale peale ajama. Mul on sellist tassi vaja. Ja ma lõpuks sain. Ja ma jõin sellest tassist lapsena võib-olla 3 korda. Ja siis ma läksin oma eluga edasi. Ja nüüd ma olen täiskasvanud seda tassi kasutanud rohkem. Kordades ja kordades rohkem. Siukene uskumatult põnev lugu. Siin sees on flat white ja mõtlete, et Märt, miks sa nii vähe kohvi jõud? See on sellepärast, et teate, andke andeks, ma juba natukene jõin. Ma tegin selle valmis ja ma juba natukene jõin ja siis mõtlesin, et hea küll, ma tulen, ma salvestan video ka. Tere tulemast, täna räägime sellisest asjast, mille nimi on inglise keeles thought terminating cliché. Eesti keeles võiks olla siis mõttehävituslik klišee vist. Ma ei tea, Liisa, kas sul on parem tõlge välja mõelda? Ei ole. Te taharite rääkida mu videotes, aga see on arusaadav. Kes tahaks minuga koos rääkida niikuinii. Ühesõnaga, selline termin on olemas nagu mõtteid hävitav klišee. Ja need on sellised asjad, millega me oleme kõik kokku puutunud ja te võib-olla olete ise märganud, et sellised asjad eksisteerivad ja see on paratamatus. Aga ma seletan, mis asi see on ja lihtsalt, et te oleks teadlik, et selline nähtus eksisteerib, et te oleks teadlikud, et sellist nähtust kasutatakse ja et te suudaks võib-olla ise aru saada, millal te ise neid asju kasutate ja millal neid kasutatakse selleks, et teid mõjutada. Thought terminating cliché ehk mõttehävituse klišee on kas mingi fraas või mingi sõna, mida kasutatakse selleks, et te ei mõtleks sõna otseses mõttes. Ma toon hea näite. On üks sõna, mida kasutab teatud kontingent ja see sõna on woke või siis woke või kuidas keegi seda hääldab. Kui mingi asi on woke, kui öeldakse, et see asi on woke, siis seda öeldakse sellel eesmärgil, et te annaks kiire ja emotsionaalse hinnangu, aga ei mõtleks sellele. Et kui keegi näiteks mingi videomäng, mis on asi, mille mina puutun videomängudega palju kokku, sest et mind huvitavad need ja siis viimasel ajal on väga õudne vaadata, kusjuures filmidega täpselt samamoodi, aga selles mõttes Nolani Odysseia puhul, tegelikult see oli ikka täiesti uskumatu, mismoodi see räägiti, et see film on woke, keegi kommentaariumites kirjutab, aga see oligi woke ja siis ütleb, et ta ei ole seda filmi näinud. Sellepärast, et see oli woke. Et käib selline väga agressiivne teatud nagu meediatüüpide või teatud kunstivormide rünnak läbi selle, et me ütleme, et see on woke. Lootes, et sellest piisab, et inimesed ei läheks seda vaatama. Muidugi me leiame seda igalt poolt mujalt ka, meil näiteks poliitikas ka kasutatakse seda väga palju. Mõni noor Tartu poliitik kasutab näiteks sõna moslem. Sellena, et anda väga selge hinnang, eriti teeb see inimene seda kontekstis Tartu vangidega. Kui ta räägib Tartu vangidest, siis üsna kiiresti hakkab ta rääkima moslemitest. See on selle sama asja jaoks. Ma ütlen moslem, siis inimene mõtleb automaatselt terrorist võib-olla ka ise, eks ole, see sama termin. Ja siis lõpeb kogu mõte ja jätkub emotsionaalne reaktsioon, mis ei pruugi olla alati ratsionaalne. Neid on veel. Näiteks Martin Helme kasutab väga palju sõna liberaal sellises tähenduses, et on mingisugune kontingent inimesi, kelle jaoks liberaal või siis liberast, eks ole, liberast ja rohkem sõimu sõna, aga liberaal ise on juba selline, ma ei tea, mis see õige termin on, Liisa, kas see on pejoratiiv või? See sõna pejoratiiv on õige või? Pejoratiiv. Ma ei tea, mida see ütleb, ma ei kuulanud seda üldse. Okei. Selline see abielu ongi, I guess. Ühesõnaga, et sõna liberaal on juba solvav sõna, eks ole. Ja
üks hea näide sellest on see, et tegelikult kui me räägime, mis asi on liberaalsus, siis liberaalsus tegelikkuses on skaala. Üks inimene võib olla liberaalsem kui mõni teine inimene, kuigi nad mõlemad võivad olla poliitiliselt isegi ühes erakonnas, aga üks on natukene liberaalsem kui teine. See on skaala. Ja näiteks, mis võib juhtuda selliste nende samade mõttehävituslike terminitega, on see, et inimesed suhtuvad neisse nii resoluutselt, et kui sa näiteks küsid kellegi käest, ütleme, et on tugev konservatiivsete vaadetega Eesti eest, EKRE ees ja taga selline inimene, et kui sa küsid tema käest, et mis on, et nagu, kes on sinu arvates EKRE-s liberaalsemate vaadetega, kas Martin Helme või näiteks, ma ei tea, Anti Poolamets, siis selline küsimus võib selle inimese ajada täiesti segadusse, sest et tema jaoks sõna liberaal ei saa kasutada nende kahe poliitika puhul. See ei ole võimalik, sest nad ei ole liberaalid. Mis mõttes keegi on liberaalsem? Ja see on nagu see koht, kus kohas on väga hästi aru saada, et see sõna liberaal tähendab selle inimese jaoks nii tohutult palju asju või mingisugust väga kindlat nagu kitsat asja, et kui ta kuuleb, ma sain just praegu aru, et ma tegin oksüümoroni, ma mõtlesin seda tohutult palju asju. See tähendab tohutult paljusid inimesi, laia kontingenti, kes on hästi kitsas, ehk siis need liberaalid, need, kes hävitavad nende arvates Eesti riiki, eks ole, et siis ta arvab, et need on nemad, seega me ei saa öelda, et üks EKRE poliitik on natukene liberaalsem kui teine. Kui inimene suudab sellele küsimusele vastata, vahet ei ole, mida ta arvab, aga ta ütleb, no nende kahe vahel ma arvan, et tema on liberaalsem. See tähendab seda, et ta on nagu mõttega asja juures, aga kui te küsite seda ja inimese vastus on see, et see ei ole võimalik, ta ei ole kumbki liberaalid, siis selle inimese see mõte, see võimalus nagu mõelda selliste asjade peale on surnud. Nüüd ärge saage valesti aru, kindlasti on inimesi, kelle käest küsida, et okei, kumb nendest sotsidest on konservatiivsem, siis ta võib täpselt samamoodi ärritud. Mis mõttes, nad ei ole konservatiivid. See käib kahel pool, aga see käib ühel pool rohkem kui teisel. Sellised sõnu on otse loomulikult veel ja isegi üritatakse nagu teatud semantilist, nagu selle semantikaga mängida üks hästi äge ja ausalt see oli leidlik. Ma räägin nüüd objektiivist, ütlesin sõna leidlik, nüüd te võib-olla mõtlete, et ma olen lolliks läinud. Teil on õigus. Juhtus selline asi aastaid tagasi, kus kohas objektiivis Varro Vooglaid ja Markus Järvi proovisid juurutada ühte sõna vasakpoolsete kohta. Nüüd sõna vasakpoolne ise on ka juba selline sõimusõna mingi kontingendi jaoks, eks ole. Aga nad tahtsid teha sugust kavalat semantilist mängu, mis nagu ma ütlesin, minu arvates oli tohutult leidlik. Oli see, et nad tahtsid öelda vasakpoolsete kohta pahempoolsed. Ja see on sitaks leidlik. Päriselt. Pahem pool. Siis me saame öelda, et nad ongi pahad, pahem. Ma ei tea, minu arust väga leidlik. Aga inimesed ei hakanud seda kasutama. See sõna vasakpoolne kuidagi võttis selle konnotatsiooni, selle negatiivse konnotatsiooni, selle grupeeringu jaoks nagu nii palju üle, et ei olnud vaja enam kasutada sõna pahempoolne, või ta lihtsalt ei juurdunud. Aga täpselt samamoodi, kui keegi on vasakul, või kui keegi on vasakpoolne, siis hakatakse mõtlema, siis on kommunist. Täpselt samamoodi kommunist. Osad inimeste jaoks on ka sõna nats või fašist on täpselt samasugune. Kui ma selle sõna ütlen, ära rohkem mõtle selle peale, vaid reageeri. Ja see ongi see, kuhu ma tahan jõuda. Eks see on asi, millega tegelevad mõlemad pooled ja siis selline emotsionaalne reaktsioon tekib selle peale, kui sa ütled kellegi kohta, et aga see inimene on ju nats, siis see on see koht, kus mina mõtlen, mis mõttes ta nats on, kas ta on päriselt nats või nagu, aga tegelikult oli see, et ta on ühe korra teinud ebaõnnestunud nalja mustanahalise kohta ja siis keegi on sellele tugevalt reageerinud ja siis lükkab talle peale nats, et inimeste oleks ebameeldiv. Seega, kui inimene, ma ei tea, keegi avalikus ruumis esineb, keegi ütleb ta kohta nats, siis on väga suur kontingent, kes selle peale ärritub, ütleb, et oi, meil on selline inimene, sest et nad ei mõtle ja see ongi point, miks kasutada mingisuguseid selliseid sõnu. Mis tähendab, et nüüd me jõuame siis selle kohani, mida mina tahan, et teie teeks, oleks see, et ma tahan, et te prooviks dekonstrueerida alati kõiki selliseid sõnu, kui te kuulete, keegi räägib, et see asi on woke. Miks? Mis asi see woke on? Täpsemalt selgita.
sellepärast, et nende mõttehävituslike klišeede juures on see huvitav asi, et need nagu liiguvad inimeste suus edasi. Niimoodi, et inimesed ei mõtle ise selliste asjade peale. Et võib juhtuda, et keegi ütleb sulle, et see film, see on woke film ja sa küsid, et miks? Ja ta ei tea, ta ei oska vastata, ta ei ole kunagi seda kuulnud. Mitte kuulnud, ma olen juutäis apparently kohvist. Ta ei ole kunagi selle peale mõelnud, et miks see film on woke. Sest et ta kuulis lihtsalt seda, et see on woke. And that's it. Sest et Hollywood on ju liberaalne. Mis mõttes ta on liberaalne? Kõik sellised küsimused. Need on mingid asjad, mille peale kodus mõelda, kui sa kohvi jood ja elektrit ei ole või midagi sellist. Natukene filosoofilisem video. Näeme järgmine kord.